Marylandi naine läheb äärmusteni, et vältida hilinemist. Palun ärge segage seda ala. Võib-olla pean ma seda tegema. Mis? Mul on nii kahju. Teid võetakse vahi alla. Me analüüsime neid kummalisi sündmuste ahelaid, sellele järgnenud kriminaalsüüdistusi ja seletust, mille ta andis pärast seda, kui võimud väidavad, et ta sõitis rahvarohkele festivalile sisse. Ma lihtsalt pean tööle jõudma. See on Kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Liiver. Oleme näinud väga sarnaseid juhtumeid nagu Daryl Brooksi juhtum Wisconsinist ja me teame, kui surmav see oleks võinud olla. Selle juhtumi puhul ei olnud motiiviks viha ega kättemaks. Juht lihtsalt ei tahtnud tööle hiljaks jääda. On 10. mai 2025. Oleme Laurelis, Marylandis, linnas, mis asub umbes 30 minutit lõuna pool Baltimoorist. Populaarne Laurel Main Street Festival on käimas. Väidetavalt on see iga-aastane festival, mis toob kohale tuhandeid inimesi. Üritust oli nädalaid reklaamitud. Liiklusmärgid on üleval, kuid üks juht muutub üsna frustreerituks, kui ta ei saa oma korteri parklast välja sõita. Kas ma võin seda liigutada? Ei. Tee on suletud. Aga seda ma räägingi. Ja kõigil neil elanikel on ainult üks väljapääs. Ma saan aru, aga sellest anti teada, jah? Nii et nad ütlesid mulle, et ma pargiksin oma auto siia. Õige, aga tee on suletud ja me ei saa inimesi välja lasta, eks? Olgu, nagu ma ütlesin, vabandan, aga ma hakkan selle kohe ära liigutama. Ei, sa ei saa. See tohib liigutada, et tee on suletud. 10 üksust ohtlike jäätmete juures. Vabandan ebamugavuste pärast. Hea meelega kutsun teile takso. Peab olema veel üks võimalus. Ma ei sõida taksoga kogu tee Virginiasse. Ma töötan Virginias. Ma saan aru ja ma vabandan ebamugavuste pärast. Aga kahjuks... Ma ei pea tagasi tulema. Ma pean lihtsalt välja saama. Ma pean välja saama. Kas on kuidagi võimalik, et saaksid kellelegi helistada või midagi sellist? Ma ei saa. Kahjuks on mitmeid inimesi, kellele olen pidanud ütlema, et nad ei saa välja tulla. Aga see on lihtsalt üks neist kordadest, kus ma ei saa sind välja lasta. Just me, naha. Küsiselt päästjate käest. Nemad saavad sind ilmselt aidata. Tõesti, ma ei taha seadust rikkuda, aga ma pean minema. Laureli linna politseiosakond tuvastas juhiks 28-aastase Kai DeBerry postiku. Ja põhjus, miks tal oli kiire, oli see, et ta ei tahtnud tööle hilineda. Ta oli valmis sinna jõudma ükskõik mis hinnaga. Ma saan aru, ma ei saa lubada sul seda teha. Aga ma nii üksus. Sa ei saa seda liigutada, ma ütlen sulle kohe praegu. Ma pean tööle minema. Mida sa tahad, et ma teeksin? Ma pean tööle minema. Sa ei saa välja. Ma ei saa sind sellega aidata. Palun ärge häirige seda ala. Võib-olla pean ma seda tegema. Mis? Mul on nii kahju. Teid võetakse vahi alla. 10 sõiduk üritab teetõkest läbi sõita. See on 2 George Lincoln 4626. Peatu. Peata oma auto. P2. Preili, vabandage mind kõik. See on BMW numbriga 81107. Peatu. Jaa! Meil on nüüd 6. Peatu. Välja autost. Mis? Välja autost. Sa oled arreteeritud. Olgu, hei. Ma lihtsalt üritan tööle jõuda. Ma lihtsalt pean tööle jõudma. Olgu. Jah, mul on kõik. Õnneks keegi viga ei saanud, kuid üllataval kombel ütleb Kai, et ta ei teinud midagi valesti. Olgu, teil kõigil on raport olemas. Ma lihtsalt üritan tööle minna. Ma elan selles korteris. 10. Andke meile PD-st 1046, ta läks. Tagasi. Oh jumal, siin see on. Siin see on. Oh! Okei. Rahuni maha.
Pichu! lihtsalt jää siia. Teendu Adam 5, võta see sõiduk kontrolli alla. Ma olen õllest väsinud. Kas see on õhk? Miina. Ei tea. Olgu. Puuduta mulle veel just. Me oleme oma kätega. Pichu! kõik on kaamera peal, peatu. See on ebamugav. Mu ema on kohe seal, need on kõik tema omad. Te olete arreteeritud. Istu. Seina äärde, istu. Olgu, sa võid nüüd käed küljest võtta. Istu seinale. Ja ma saan, kas sul on mingeid vigastusi? Mis? Kas sul on mingeid vigastusi? Ei. Olgu. Pitu. Istu seinale. Mul on lihtsalt natuke rohkem aega vaja. No. Sa oled arreteeritud. Nii et peatu. Mu jumal, mu telefon, lihtsalt mine koju. Et sa saaksid mu telefoni. Nii et lase mul minna. Lase mul minna. Lase mul minna. Ma lihtsalt üritan tööle minna, vend. Pichu! Rõhun. P2. P2. Bro, anna mulle. Ma lihtsalt üritan tööle minna. Ma tõesti, ainus asi, mida ma üritan teha, on tööle minna. Sa ei lähe praegu tööle. Olgu, kas sa saaksid minust maha tulla? Kas sa jääd nüüd paigale ja istud maha? Ma üritan. Istu. Sa võid istuda, sa ei tohi püsti tõusta. Sa võid istuda, jah. Jeesus küll. Sa võid istuda. Lihtsalt istu. Sa ei lähe kuhugi. Sa oled arreteeritud. Ei, kuidas ma välja saan? Ma pean tööle minema. Ja kelle käes on minu telefon? Kas sa saad me emale helistada? Ta on sõna otseses mõttes seal korteris. Ei. Ma ei kavatsenud kedagi lüüa. Sa oleksid peaaegu 25 inimest tänaval alla ajanud. Peaaegu tähendab, et oleks võinud juhtuda. Kõik, mida sa pidid tegema, oli mind kuulata. Ja sa oleksid võinud lihtsalt lahkuda. Selle asemel sõitsid sa mulle autoga otsa ja siis sõitsid mööda tänavat ning oleksid peaaegu 16-15 inimest alla ajanud. Mis su viga on? Ma üritan tööle jõuda. Olgu. Me ütlesime, et sa ei tohi sõita. Sa oleksid võinud võtta Uberi, aga ei, sa tahtsid oma autoga keset tänavat sõita. Ja ma rääkisin sulle oma olukorrast, nii et... Sinu olukord ei õigusta sinu käitumist. Ma ei näe, mida ma valesti tegin. Aga võib-olla suudab kohtunik sulle mõistust pähe panna. Olgu! Hästi! Kas saaksid need käerauad ära võtta? Need on ebamugavad. Sa oled arreteeritud. Sa lähed arresti. Hei! Lõpetam katsumine! Lihtsalt lase minust lahti siis! Lõpetam katsumine! Olgu, välja. Ma ei lase sinust lahti. Ma ei kavatse seda teha. Lähtudes sinu käitumisest, ma ei usalda sõnu, mis su suust tulevad. Hästi. Hästi. Lõpeta see ära! Ma lähen sinna üles, helistan teile hiljem. Kuule, ütle seda uuesti. Kes sööb? Ma ei tea. Sa võid ikkagi patrullüksuse kutsuda transpordiks. See on ette planeeritud. Tema meeskaaslane küsis, kas ta võiks välja saada. Ohvitser Kadiri andis neile võimaluse, et ta saadab nad ise ära. See oli juba üle tunni aja tagasi, et nad 7. tänavalt välja saada.
Nad ei tulnud sel ajal välja seda tegema ja tema lihtsalt tegi selle kõik ära. Nii et... Miks? Ma lihtsalt nägin suitsu ja seda, kuidas see tuli üles. Tööle. Sul pole veel isikutunnistust, eks? Peale 28 pildi. Ei, mul ei ole. Selles kui visin. Sa võid kontrollida. See on tema käekotis. WUSA 9 raporti kohaselt arreteeriti Kai vaid mõni tund pärast seda, kui festivali alal plahvatas propaanipaak. Üks mees viidi haiglasse ja festival lükkus mitmeks tunniks edasi. Ametnike sõnul ei usutud, et paagi plahvatus oli tahtlik. Linnapea sõnul näis juhtum olevat ühe müüja hooletusest tingitud õnnetus. Nii et jah, 2 tunni jooksul on Laurel Main Street Festival palju läbi elanud. Kas teil on varem olnud kokkupuuteid? Temaga mitte. Mees poolega, ma ei tea. Poiss, sõber, abikaasa, mis iganes. Ei, see tuli mulle pähe pärast seda, kui me kogu asja välja selitasime. Ma tulen kohe tagasi. Kui ta kohe välja tuleb, saame autoselt ära viia enne, kui Mason kohale jõuab. Keegi ei öelnud mulle seda. Peaaegu 7. Aga see oli juba 2,5 tundi tagasi. Ja. Jaa. Kas sul on aspiriin olemas ja rullitud? Jah, keegi lõi. Teda põlve tagant ja ma olin nagu... Ma kavatsesin akna sisse lüüa. Ma arvasin, et tal oli uks lukus. Ja niipea, kui sa selle said, ma lihtsalt... 9,9. Kust see suur džiip pärit on? Jah, seal on veel rohkem abijõude. 10 William Äksale 10-4. Kas saad ma autot kontrollida? Veendu, et see on turvaline ja ka kahjustamata. Korras. Ja. Sul on. Siia olemas. Ma ei usu seda. Ma veenduks selles. Jah, see on nii. Hästi, nüüd minu ema numbri värvi jaoks. Sa oled täiskasvanu. Kui vana sa oled? See pole vanuse küsimus. Oluline on see, kus ta on. Ta on kohe seal. Mis on siin sünnikuupäev? 96, jah. Sa oled täiskasvanu? Ma ei öelnud kunagi, et ma ei ole. Ma lihtsalt ütlen, et ta on seal, nagu päriselt kohe seal. Olgu, sa oled täispesvana. Tere, ära tõmba eemale. Meil pole seda enam vaja. Olgu, inimesed ländsid mul sellest lühikese ülevaate, nii et olgu, ilmselgelt ta läheb. Jaa. Nii et patrullid tulevad talle järele. Vabandust. Kellegagi, kellel on otsene teadmine kõigest, sõida patrulliga kaasa, mine sisse, tead küll, tee korralik põhjendus ja kõik see. Ma võin Wagneri tagasi saata, sest ilmselt talle öeldi juba 2 tundi tagasi. Tema poissõbrale öeldi, et me saame auto sealt ära viia. Ta sõidab minu juurde. Ta ütleb, ma pean minema, ma pean tööle minema. Ma elan Manassasses. Ma ütlesin, sa võid Uberiga minna. Ta tuleb autost välja. Rebib tõkkelindi maha, istub autosse tagasi. Ma seisan auto ees, võtan numbrimärgi välja ja ütlen talle, et ta peatuks. Ja ta lükkab mind oma autoga eest ära. Sõidab Maini tänaval ida suunas. Sõidab minust mööda inimesed, ma jooksen talle järele ja tuletõrje tuleb välja ning hakkab ta kapotile koputama. Siis ma lihtsalt ei suuda uskuda, et see juba läbi on. Ma ei tea. Ma pean ütlema aitäh. Olen alles väga lõbus. See töötas.
ma tean, et sa oled meeskonna juht, aga kes on su teine inimene? Sa peaksid ilmselt minema ja selle ära tegema. ma ei saa. jah, nii et sina valid nad välja ja kõik see. Nii et sina olgu lihtsalt mine patrulliga kaasa. Ja kui kõik on tehtud, lase neil tagasi tulla ja me räägime patrulliülemaga, et ta kutsuks kellegi varem kohale, et transport teha. Kas sa saad jalad maha panna? Sinu. Alla. Juhtimismoodul 3, Charlie 3. Sa oled? Lähed just sellesse autosse siinsamas. Šokolaad on jumalik. Mis see on? Carson. Oops. Vabandust. Kas ma võin enne minekut paar sekundit saada? Grace, kas selles autos on kingad? Cass Autos on King Ad. Kas mustanahalised olid nende jaoks halb asi, tead? Vabandust? Jah. Kus Blacktood on? Hästi. Jah, üks shitbussid alanud. Aitäh. Seal pole Blacktoode rida sees. Need on Blacktood, eks? Ta sai aru. Ta on valmis. Missi on 10, tutvusta ja... Jah, me saame hakkama. Ühe sind, kui ma salvestan. Lihtsalt kontrolli igaks juhuks. Need on toped nii, et ei lähe siin ümber tihedaks. Tere? Ma ei näe seda. Sa näed kedagi? Oh jumal, aitäh. Kas sul on midagi taskutes? Pane see siis minu taskusse. Ja, hea. Ja, see on hea. Ja, see on hea variant. Kas sa lähed temaga kaasa? Kuule, kuna sa juba varem rääkisid poissõbraga sellest olukorrast, kas sa viitsid, jah, Muidugi. ja lihtsalt räägi mulle lühidalt, mis hommikul juhtus? Nii et põhimõtteliselt, jah, ma arvan, et ta läks Wagneri juurde. Ta küsis temalt, kas ta võiks välja saada. Kus oli 7. ja Maini tänava nurgal. Õige. Ei, vaba. On suletud. Paradiis. Nii et ta tuli hiljem minu juurde. Read it. Ei saa seda. Nii et ta tuli minu juurde ja põhimõtteliselt ütles lihtsalt, et kuule, mu tüdruk peab tööle minema, ma ei saa välja tulla. Nii et ma ütlesin, kuule. Oleksid pidanud tähelepanu pöörama. Jah, täpselt. Nii et ma ütlesin lihtsalt, et kuule, ma räägin politseinikuga. Ma ütlesin, et ta ei saa kuidagi välja tead paari tunni pärast. Aga kui ta praegu välja tuleb, saan ma sind sinna saata, kui politseinikul seda vastu midagi pole. Ja sa saad välja. Tema oli nagu ideaalne. Ta läkski sisse, aga ei tulnudki enam välja. Nii et põhimõtteliselt tuli ta välja siis, kui ta ise valmis oli. Aga ta sai sellest teada, sest ma rääkisin tema poissõbraga. Kuidas me teame, et see on tema poissõber? Me ei tea peale selle, et ta ise ütles, et ta on poissõber. Minu tüdruksõber peab saama välja. Sellega on kõik. Ma ei taha, et ametlikult midagi muud kirja läheks, nii et... Ei, ta lihtsalt üritas, poissõber üritas põhimõtteliselt ta välja saada ta välja, ta peaks välja saama. Selline see oligi. Nii et ma blokeerin Tuxedo teed. Ta saab sellega hakkama. Ta saab sellega hakkama? Ei, aga ma kõnnin tuussoonisse ja tünnid on seal, lindid peal. Ta sõidab kohale, ma ütlesin, vabandust, tee on suletud. Ta ütles, et peab tööle jõudma. Ta ütles, et tead, sa võid Uberi kutsuda või midagi sellist. Ma töötan Manassases, bla bla bla, olgu, ta ütles. Ma ei püüa probleemi tekitada, aga ma pääsen siit välja. Ja ta tuleb autost välja, rebib lindi maha. Ma seisan tema auto ees. Ma ütlen, peatu, sa ei saa minna. Ja ma hakkan numbrimärk ette lugema, aga ta lükkab mind lihtsalt eest ära ja kihutab tänavale. Ma jooksen tema auto järel, Wagner jookseb tema taga. Nad jõuavad 6. sest ta üritab 6. pöörata, mõistmata, et kõik on blokeeritud, koonused, tõkked ja kõik muu. Tuletõrjujad hakkavad tema kapotile taguma. Siis tõmbas ta autost välja. Aga see on nagu mees, mis asja? Seda ma kartsingi, sest ta liikus päris korraliku kiirusega. Mitte kiiresti, aga piisavalt kiiresti. Koander, näitame talle seda. Sest inimesed ei. Huuli endast. Jaa. Kuule, tee mulle üks teene.
kas me saame rääkida tuletõrjeosakonnaga, kellegagi, kes seal all oli? Kui on mingeid tunnistajate andmeid jõu kasutamise kohta, kas me saame tunnistajate andmeid? Kai DeBerry Bostic viiakse vanglasse. Seal esitatakse talle süüdistused, sealhulgas avaliku korra rikkumises, arreteerimisele vastupanus ja politseiniku ründamises. Hästi. Astuge välja. Lähme otse sellest uksest läbi. Kas teil on midagi enda juures, millest ma peaksin teadma, enne kui me sellesse asutusse siseneme? Just seda ma mõtlesingi. Sellest ma räägingi. Ma olen Apache. Ma lihtsalt küsin, sest üks politseinik tuleb sind läbi otsima. Ma ei pea seda tegema. Ma olen politseinik. Vabandust. Ei, ma lähen sellest läbi. Poes, võta siia istet. USA naine raporti kohaselt pärast Kai arreteerimist andis kohtunik korralduse hoida teda vahi all ilma kautšunita. Veebipõhised andmed näitavad, et Kai DeBerry Bostic vabastati hiljem vahi alt. 2025 aasta septembris määras kohtunik talle 2-aastase katseaja. Aitäh, et vaatasite seda kuriteo sees episoodi. Mina olen Elizabeth Miller ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.